Tere hommikust ja tere tulemast minu reedesse. Ma ostsin eile neid mamma kohupiima pannkooke, nii et täna enne trenni söön moosiga neid pannkooke. Ma ei tea, ma ei saa praegu üle mu lemmikasi on mustsester moos. New Obsession Unlocked lihtsalt. Ja söön pannkoogid ära. Ma just märkasin, et mu akna taga olevatel kaskedel on nagu õrnalt midagi rohelist küljes. Ja siis ma olen trenni. Muide, täna pidi, või ma usun, et see on tulemas, see ülisoe päev on ju. Aga ma sain aru, et see on nagu päikseline, aga praegu on täiesti pilves. Nii et what's up with that? Igal juhul ma söön ja siis liigume trenni poole. On 10:30, ma ei tea, kas te kuulete ka midagi, tuul on korralik, trenn on tehtud ja päike on ka välja tulnud, nii et amazing! No nii, ma olen kodus, ma teen endale kiirelt meiki, ma ei ole tegelikult nüüd korralikku hommikusööki söönud, sest et ma ei nimeta neid 4 pannkooki korralikuks hommikusöögiks, aga mul on lihtsalt vaja kiiresti veel teha eilsesse vlogi try-on klipid nendest MyProtein'i riietest. Ma ei jõudnud lihtsalt eile selleni mitte kuidagi, ma pidin juba bowlingusse kiirustama. Nii et ma teen seda täna, siit ka meelde tuletus, et kuni esmaspäevani kehtib kood KAISA-E, mis annab sulle MyProtein'i lehel -44%, nii et täiega hea soodukas ja kui piisavalt paljud teist seda koodi kasutavad, siis loodetavasti ma saan seda koostööd jätkata. Nii et kui sa oled mõelnud sealt midagi tellida, minu need, oh my god, flavor dropsid on ju ka sealt. Mul praegu ei olnud juurde vaja, nii et ma ei tellinud neid, aga muidu vanilla flavor dropsid on ülihead asjad. Ma ei tea, kas see on 0 kalorit või 0 suhkrut, võib-olla mõlemat. Panen ekraanile. Igal juhul need flavor dropsid on täiega head, kui sa tahad kas mingit jooki. Ma panen selle tuukse kinni. Kui sa tahad mingit jooki näiteks magusamaks teha või näiteks mina lisan ka maitsestamata kohupiimale vahepeal neid dropse juurde, et magusust anda ja te teate, matšas ma kasutan kõige rohkem neid. Et igal juhul, kui sa oled nagu mõelnud midagi tellida või sul on vaja trenniriiete uuenduskuur teha või tahad mingeid snäkke, et siis nüüd on see aeg ja sa saad ühtlasi sellega ka mind toetada. Nii tore, et see päike ikka välja tuli. Sest et ma mõtlen, kas ma ütlen teile praegu. No mida ma siin ikka, nagu nii ilmselt see on pealkirjas, nii et ma hakkan täna tegema rõdu makeoverit. Mul on see rõdu lihtsalt nagu tühjana või pooltühjana seisnud siin mitu aastat. Ja ma olen mõelnud, et ma tahaks sellega midagi teha, aga pole jõudnud selleni. Ja nüüd ma tellisin sinna mööblit natukene ja tahaks teha sellest siukse mõnusa cozy koha. Mul küll on see jama, et mul paistab ainult hommiku päike sinna, et ta ei ole nagu päev läbi siuke päikseline koht, aga samas suvel, kui on soe, siis seal on lihtsalt nagu ilma selle päiksetega mõnus chillida ja ma kujutan ennast ette seal raamatut lugemas. Nii et tahaks teha sellest rõdust mõnusa koha. Mul on küll seal mõned asjad, mida ma ilmselt pean seal hoiustama, sest et mul on ikkagi väike kodu ja mul ei ole neid asju mujale panna. Et paar asja, aga ma loodan, et need ei sega nagu liialt seda üldpilti. Eks me saame seda kõike täna näha. Muidugi ma jõudsin hakata juba eile õhtul pabistama. Panin veel Pinteresti sisse mingi balcony ideas. Ja siis sealt ma vaatasin, et tegelikult mul oleks ilmselt rohkem asju vaja, et nagu kogu seda üldmuljet nagu veel rohkem muuta. Aga samas me saame lihtsalt sellele protsessile siis täna alguse panna ja see ei tähenda, et see peab täna lõpuni jõudma, et ma saan ju seda siin veel täiendada. Kas siis Springmassi jooksul või ma ei tea, terve suve vältel, mis iganes. Et selline idee mul oli.
see oli idee, kuhu ma täiega tahtsin koostööpartnerit kaasata, aga kahjuks lõpuks ma ikkagi koostööpartnerit ei saanud. Ma üritan teha nagu praegu juba suhteliselt korraliku püsiva meigi, sellepärast et mul on vaja, et see ikka nagu püsiks. Me lähme, ma ei hakka kõike ette rääkima. Igatahes mul on vaja, et see püsiks. Ja täna on ikkagi reede, nii et Red Bull. Ma ei tea, täna on see suur reedne. Täna on vist see päev, kus neid mune koksitakse. Võib-olla te tunnete puudust siin siis sellisest nagu lihavõtte contentist, aga nagu ma kuskil juba mainisin, siis see on minu jaoks nii kauge. Ilmselgelt me ei ole perega seda kunagi tähistanud, on ju. Et mu emps on teist usku ja liha ei sööda, muna ei sööda, on ju. Ehk siis nagu ma ei teadnud isegi, et see suur reede täna on. Seega see jääb lihtsalt kaugeks minu jaoks. Ja ma ei hakka nagu teesklema ka, et see oleks minu jaoks ka nagu mingi äge asi. Kuigi ma nagu kujutan ette, et see munade värvimine võib olla nagu tore. Ma vanaemaga kunagi tegin seda ja see oli nagu nunnu ja tore. Aga mul ei ole nagu vist sõbrannad ka mingeid mega suured munade püha inimesed. Mis see isegi, ma ei tea tegelikult isegi, mis see official nimi on. Lihavõtted, munade pühad, mis see Easter siis on? I'm sorry, ma kõlan ilmselt täitsa totakalt, aga ma tõesti ma ei tea. Ülestõusmispüha on või? Suur reede. What is it? Need on 2 eraldi asja või? Aga okei, kuulge, ma nüüd sätin, ma kuulan praegu Too Hot Takes podcasti, see on üks mu lemmik podcast, kes tahab kuulata Reddit storiesid, mis on nagu tõsiselt juicy'd, siis Too Hot Takes, see on päriselt nii hea podcast. Nagu sa saad nagu minna teiste inimeste eludesse, aga sa ei pea ise sinna nagu puutuma või selles suhtes, et sa lihtsalt nagu kuuled seda kõrvalt. Ja see on nii põnev. Et kui sulle meeldib need meie taskusõbrannade Kas ma olen sitapea lood, siis sulle see Too Hot Takes täiega meeldib. Nii et väga soovitan. Ja ma ise kuulan ka praegu seda ja Red Bullike ja päike ja soe. Teate, ma ütlen teile ausalt, mul oli siin köögis selline bardakk. Ma ei olnud jõudnud siin mitu päeva nõusid pesta, üldse mitte midagi teha. Ma lihtsalt käisin kiiresti, sõin siin vahepeal ja siis panin juba edasi, nii et viimased pool tundi ma pesin nõusid ja natuke korrastasin oma kööki. Also tegin ühe koostöövideo valmis ja panin teele ja siis panin üles selle video, mis täna läheb ülesse. Ja nüüd on aeg mul hommikust süüa. Tegelikult on käes lõuna, kell on 1 saamas, aga mul on avokaadot, kusjuures tegelikult ma ei tea, kas see on nüüd see söömiskõlblik, sest viimati oli see väga kõva. Tundub nagu veidi pehmem. Ma olen nagu unistanud avokaado saiast, aga vaatame nüüd, mis siin avokaado sees toimub. Miks osadel on need siuksed nagu kiud sees? Mis see on nagu? Siis ma teen nii, et ma viskan 2 saiaviilu airfryerisse, kuna mul rösterit ei ole, siis ma röstin seal saia. Nii et viskan oma keefiri saiaviilud sinna ja siis praen muna ja teen oma seda avokaadovõikut, mis mulle meeldib. Mis muide nagu välja tuleb, siis ma sõin seda juba 2020 või, see esimene vlog. Seal mul oli ka see avokaado sai, nii et ma olen juba aastaid seda söönud. Aga you know me, kui ma leian mingi asja, mis mulle meeldib, siis see jääb minu repertuaari. Nii kauaks, kuni ta üle viskab ja siis mõnda aega ma ei söö seda ja siis ta tuleb uuesti. Mul on nii head tuju täna. Ma kasutan täna oma uut Lidlist saadud oliiviõli. Juhu! Nii, majoneesi poissi.
ja voilà, selline ongi minu brunch. On aeg sellele rõdule nüüd pilk peale visata. Selline ta mul on. Seal üleval on mu vaasid ja me peame need üle vaatama. Ma arvan, et mõnest nendest ma võiks vabaneda. Siin on siis see mööbel, mis ma tellisin. Ja siin on nüüd mingid asjad, mida ma siin hoiustan, millele mul ei ole teist kohta. Ehk siis, muide, seal on see etanooli pudel, see, kes vaatas vlogmassi, siis mu minikaminale oli seda vaja. Igal juhul tõuks on mul siin, seda mul ei ole hetkel kuskile mujale panna. Siis meie LED-tuled, mida me taskusõbrannadega kasutame, et seda roosat valgust anda, need on siin. Võib-olla ma leian nendele kappi koristades koha, aga hetkel nad jäävad ilmselt siia. Siin on redel, seda mul läheb vaja, et pääseda panipaika, mis on seal rõdu kohal mul. Ehk siis see peab ka siin olema. Ja Red Bulli ma lihtsalt praegu hoiustan siin, et oleks veidi jahedam kui toatemperatuur. Ehk siis mul on selline tunne, et nagu need jäävad siia, mis ei ole nagu idekas, aga me saame kogu selle ala siin teha palju mõnusamaks. Ja ma mõtlen, et ma alustan kõigepealt selle vaaside riiuliga ja siis ma teen kõik siin tühjaks. Mul on vaja siit pühkida nii need aknalauad, mis siin on, kui ka see põrand ja siis hakkame vaikselt täitma seda rõdu. Tegelikult ma tahan need nöörid siit ka ära võtta. Siis mul on siin üks vana kandik. Selle ma tahaksin tegelikult panna jagasse müüki. Pean lihtsalt pildid tegema sellest. Seda vaasi ma kasutan palju. Seda vaasi kasutan ka. See vaas on plastikust. See väga enam ei meeldi mulle. Nii et võib-olla jagasse. Seda ma kasutan. See on väga tore vaas. See ei lähe väga enam kokku minu kodustiiliga. Selle ma tegin ise. See on täitsa tore. Seda ma ei kasuta. Need klaaskausid on siin üldse eelmisest elanikust. Ja ma jätsin nad alles, sest ma mõtlesin, et äkki ma kasutan neid, aga ma olen need täiesti unustanud. Ja ei ole puudust tundnud. See asjandus tundus nagu lahe. See on ka siin juba mingisugusest vanast ajast. Aga see on vist katki, ma ei tea. Igal juhul see on nagu see käsimikser, et selle asjaga siin teed ringe ja siis need mikserdavad, aga no jällegi, see tundus siis nagu äge asi, aga no miks ma seda alles hoian, ma ei tea. Normaalne tolm ikka. Ma võtsin põrandamoppi hoopis siit selle tolmu võtmiseks, sest et see väikse lapiga tundus nagu täitsa mõttetu. Ja nendega ma mõtlen, et äkki ma viin uuskasutuskeskusesse või see sõbralt sõbrale. Pean mõtlema, vaatama natukene. Please don't judge me, aga ütleme nii, et siin on ämbliku võrgud ja ilmselgelt need aknalauad vajavad puhastamist. Siin on mul tihti aken lahti. Ja sellepärast on siin igasugust pudi. Ma peaks panema sushid jalga. Ma olen nagu smurf. Need on veganile poolt saadetud sushid, mis on mingi 45 suuruses. Aga nad on väga soojad ja mõnusad.
ja siis ma ei riku oma sokitaldasid nii palju ära. Igatahes ma pühin praegu rahumeelis ja maha ka mingit puru, sest et nagunii ma pean siit põrandalt pühkima. Ma peaksin tegelikult neid aknaid ka pesema, aga teate, selle ma arvan, et ma võtan ette siin lähipäevil. Täna lihtsalt ei jõua, aga ma tahan selle nagu üldmulje saada paremaks. Kaisa tuleb lihtsalt varsti siia ja siis me peame podcasti asjadega tegelema, nii et sellepärast mul nagu lõputult aega ei ole ja õhtuks on ka plaanid. Nii et jah, täna nagu päris kõike ei jõua. Mul on siin Medir on tulnud tegelikult puhastusvahenditega appi, aga nendest ma jõuan juba mõnes tulevases videos lähedamalt rääkida. Igatahes siin on üldpuhastusvahend probiootiline. Ma tunnen, et seda on mul vaja siin pinnal praegu kasutada. Ma ei tea, mis on mis kastis. Kas see oli raskem? Ei, see vist on raskem. Teeme selle lahti. Siin on toolid ja mulle tundub, et ma pean neid kokku panema. Oh my god, mul on nii palav. Ma hakkan surama. Nii, mis need siin nüüd on? Mis see teeb? Midagi. Okei. Neid pappe jõuab sealt küljest ära võtta. On nii või? Ei, ikka teistpidi. Nii. Ehk siis seda tuleb nüüd kruvida. Ja muide, mul on mingisugune mees, kes mind jälgib, kes on väga sõnavõtlik igasugustel teemadel mu elus ja kuna ta kommentaarid on nii nõmedad, siis ma tavaliselt kustutan need ära. Need on alati mehe otsinguga seoses, nagu pane oma suu kinni, ma ütlen sulle, ja ma tean, et ta ütleks praegu midagi sellist. Oleks sul mees, siis sa ei peaks kõike seda üksinda tegema ja mingi siuksed asju. Ma saan hakkama, don't you worry about me. Ta ajab mind närvi. Ta kommenteeris mingisuguse kõige idiootsema asja. Ma isegi, ma nagu nägin, et see oli mingi nõme asi ja ma kustutasin seal kohe ära, ehk siis ma ei tea isegi, kas see oli päris see, aga siis, kui mul oli see Springmassi video, kus ma proovisin neid kleite ja siis ütlesin mingi kleidi juurde, et siia ma paneksin alla lühikesed retuusid. Ta kommenteeris midagi sellist, et mingi, nojah, niimoodi ei leitagi meest, kui sa mingi retuuse sinna alla paned. Mida sa ajad, et ma peaks laskma võõrastel meestel enda perset vahtida või? Nagu reaalselt nagu... Ja siis ta on kommenteerinud midagi sellist ka, et ei noh, et kui sa kogu aeg oma sõbrannade karjaga kuskil väljas käid, et ega siis meest ei leiagi. Mis ma hakkan meeleheitlikult üksi mööda paare sinu arust ringi käima või? Segi oled peast või? Ta ajab mind nii kettasse. Mingi nagu siukeste idiootsete vaadetega mees. I'm sorry, nagu ma solvan siin praegu. Aga sa lihtsalt kommenteerid nii minu jaoks ajuvabasid asju. Me oleme kuskil täiesti eri maailmades oma mõtetega. Nagu sul on mingi täiesti minu jaoks veider mõttemaailm ja ma ei nõustu mitte ühegi kommentaariga, mida sa mu videole jätnud, nii et nagu it's time to stop. Sorry, ma läksin nii leili praegu lihtsalt.
ma ostsin siia toolidesse padjad ka kohe, sest et muidu tundub, et on kuidagi veits kõva oh my god, need sobivad siia perfektselt. Ma muretsesin veits selle pärast. Kui tore, ma seome need siia külge. Ja selline see rõdu nüüd välja näeb. Oh my god. Ma arvan, et see on päris cute. Noh, ja siia praegu jäid need asjad, aga no las nad siis olla, ega nad ei sega mu idülli sealpool ju. Mul seda ei ole küll praegu vaja, sest et mul on nii soe. Oh my god. See on väga mugav. Oh, ma olen nii rahul nende toolide valikuga. See on väga mugav. Ma tahtsingi sellist, et oleks, et ma saan käsi toetada, et ma saan siin raamat käes istuda. Issand, kui tore. Ma ei tea, miks mul pisarad silmas on. See on rõdu makeover. Ma ei tea. Ma ei julge kõva häälega rääkida siin, sest äkki mõni naaber on kõrdumeelest ja kuuleb, mis ma räägin. Kas te kuulete? Ma sosistan teile oma mõtteid. Äkki ei ole midagi kuulda, ma ei tea. Aga vahel see ikka hitib mind, et mul on minu oma kodu. Ja ma saan siin teha mida iganes ma tahan. Ja ma olen nii õnnelik, et ma saan siin kõik ise kujundada. Ja iga selline väike projekt toob mulle nii palju rõõmu. Ja praegu ma vaatan, et kasepuid, mis hakkavad kohe lehte minema. Väljas on soe, suvi on tulemas ja minu sees on nii suur tänutunne ja õnnetunne. Igal juhul, tegelikult on selline asi, et nagu te nägite, mul oli nöör siin üleval. Ja siin, ehk siis mul on sellised konksud, nööri võtsin praegu ära. Ja sinna oleks ju ideaalne panna mingid nunnud, need pirnikesed rippuma. Aga probleem on selles, et mul ei ole siin rõdul pistikut. Siis mul juba tuli mõte, et äkki neid müüakse päitsepatareidega ka. Et äkki panen selle siia, aga see peab 8 tundi päevas saama päikest. Ja siin ei ole 8 tundi päevas päikest. Ehk siis ma ei tea täpselt, mida sellega teha. Patareidega on ka ja ma kardan, et ma pean äkki seda patarei rada mööda siis minema. Sellepärast, et ma ei näe praegu muud lahendust. Aga need patareidega see on ju 2 päevaga mul tühi, kui nad kogu aeg peaks põlema. Ja kas ma siis käin neid siin sisse lülitamas ja välja lülitamas, no ma ei tea. Aga ma tahaks siia midagi riputada ja tegelikult ma saaks ära kasutada ka seda riiulit, mis mul on, äkki mingid ripptaimi sinna panna. Või siis ma nägin veel Pinterestis, et seina külge kinnitatakse nagu mingisugune näiteks musta värvi siuke võre, kuhu sa saad nagu lillepotid külge panna. See on ka nagu päris lahe, aga võib-olla see ei ole see päris vibe nagu siia. On siuke nagu natukene beachy, samas nagu siuke chic vibe. Tegelikult ma ei tea, mis vibe see on, ma lihtsalt vaatasin, mis asjad nagu sobiksid minu arust mulle siia. Issand, kui tore, nüüd ma saan mingid snäkid siia lauale panna, siis ma saan siin süüa ja siis kui keegi külla tuleb, üks inimene, siis me saame siin, tegelikult ma saaks ju köögist ka mingi tooli juurde panna, et saab siin ka 3-4 istuda. Et ruumi siin nii palju on, et 4 istuda tegelikult ja tegelikult nagu väga äge vibe. Et ma tunnen, ma saaks siia veel midagi mõelda, te võite isegi ideid anda, et mida te veel siia teeksite, et seda nagu veel ägedamaks, hubasemaks teha. Aga praegusel hetkel ma olen oma valikutega väga rahul ja ma olen selle progressiga rahul. Mul on need taskusõbrannad ja tuled, mis ma praegu pean ikkagi ilmselt siia tooma. Aga ma väga loodan, et ma leiaks neile teise koha. Sellepärast, et see klatter, mis siin praegu on nagu maksimum, mida ma talun siin niimoodi, et ta ei riiva räigelt mu silma. Et niimoodi ma võin siin istuda. Ja mul on ju see minu minikamin, ma saan aru, paljud teist olid nagu mingi see küll mingi kamin ei ole. Seda nimetatakse nii, biokamin või mis see siis oli. Et selle saaks ju siia panna ja õhtul siin istuda ja see kütab siin ja nii tore.
issand, ma olen nii excited. Okei, aga tegelikult mul ei ole aega siin rohkem istuda, sellepärast et kohe varsti jõuab Kaisa. Meil on vaja ühele podcastile uuesti salvestada see kõrge madal hetked, sest et see kogemata kustus meil ära. Nii et see on vaja meil teha ja siis meil on vaja natuke arutada meie sünnipäeva show koha pealt, et mis me seal täpsemalt räägime. Ja siis me lähme Kaisa ja Maritiga Da Vincisse. Kristiina Da Vinci kutsus siis meid proovima nende fitness menüüd. Ma olen väga excited selle pärast. Ma siin proovin outfiti, mis mul vaimusilmas oli. Ja tahaks nagu midagi kevadist ja nunnut täna panna. Siis mõtlesin, et mul on siuke roosa seelik, ta vajaks natuke arutamist Sheinist. Ja siis äkki niimoodi hall ülesse. Samas ma tunnen, et mul on vaja siia mingit tänni natuke veel. Aga ja siis Converse'id alla. Päris cute nagu. Aga ma ei tea, ma ei ole 100% kindel. Või siis äkki hoopis must vestike. Ma ei tea. Kaisa jõudis minu juurde. Ma parseldasin talle neid juukseavaldustooteid, mida tema nüüd katsetab. Tal on praegu naturaalsed lokid. Väga kena. Ma ei ole tagant tegelikult näinud, sest ma olen ainult üle pealt. Väga ilusad on. Nagu oleks tehtud mingi masinaga. Ja tänn on ka Türgist peal. Panin spetsiaalselt valged püksid täitsa üle pärast, et lõhutada seda tänni. Nii, oota, ja küsime ikkagi, seal taustal näete minu pappkaste, värsked rõdumuljed. Ja, oota, ma tegingi selle joogi nüüd lahti, et nüüd on see õige hetk, kus seda nautida. No täpselt nii ongi mõeldud. Sa lähed sinna, sa chillid seal. Tunned ennast vabalt, luunakene tuleb ka nautima. Väga mõnus on. Linnulaulukene. Hästi. Siin oleks, vaata, sa ei joo hommikukohvi. Ja. Aga kui sa jooks, siis ma kujutaks ette, et see hommikukohvi nüüd oleks siin, vaata. Ja tead, hommikul on ka ainus aeg, kus siin päike paistab, nii et eriti mõnus. Aga no ma siis joon Red Bulli siin. Ma mõtlesin, et sa ütled matšat, aga no Red Bull käib ka. Jah, ka matša on võimalus. Ei, aga väga mõnus on. Tõesti. Ma olen nii õnnelik. Ma tänan. Sõidame Kaisaga Kristiina poole, kus me siis saame Maritiga kokku, ennem midagi mainisin. Igal juhul Da Vinci kutsus meid proovima enda fitness menüüd, kus on siis kalorid märgitud ja saame näha, millised need toidud on, kuidas nad maitsevad. Et väga põnev ja Da Vinci poolt tuleb teile ka auhind, aga sellest räägime juba pärast poole. Nii, ma teen teile siit ülevaate. Siin on meil wrap kanaga, ahjupasta, kana, paprika ja seentega, piccola pizza, päiksekootatud tomatite, parmasingi ja kreemjuustuga, parmasingiga salat, mis tuleb 1. maist menüüsse ja praegu on siin siis tsitruseline pastasalat grillitud kanafileega, aga see läheb siis 1. maist ära. Ja siin on pasta, kana, kapparite, basiiliku ja parmesaniga. Ja siin on kreemias pasta, kana ja trühvlitega. Nii, mida sööme, mida maitseme? Mina maitsen järjest neid soojasid pastasid, seda trühvlipastat. Kas siin on mingi sitrus, eks ju? Ja siin tundsin kohe sitruse maitset ja midagi uut. Ja ma proovisin seda päiksekõivatatud tomatite pastat. Nii, kuidas see oli? Väga maitsev on, aga ma pean ütlema, mina väga appreciate'in praegu seda, et see on gluteenivaba. Ja ma tean, et mul on pärast palju kergem olla nagu versus, kui see oleks tavaline nagu misupasta. Ja, et siin menüüs on gluteenivaba, sa saad küll vahetada seda, kui sa soovid, aga niimoodi by default need on gluteenivabad. Yes, aga väga maitsev on vähemalt need 2 asja. Ja tegelikult ma tahtsin seda pastat ka proovida ka. Nii, see on see kapparitega. Aga mis on kappar? Ta on nagu soolane asi, aga mis ta on, ma ei oska täpselt. Ma ei tea täpselt, mis ta on mingisugune kasvavasi igatahes. Kasvavasi. Me proovime siis. Gluteenivaba pasta. Mulle täitsa mõnus.
oi, see pitsa mulle väga meeldib. Ja noh, pitsa 485 kaloriga. See on ikkagi crazy. Ämblikud raamat räägib Maarik. Ja siis eile õhtul ma kuidagi monteerisin, siis ma tundsin, ma tahan koristada, siis ma läksin oma voodi juurde ja siis ma tahtsin nagu sealt, ma olin maha kukkunud mingi riidesa ja siis ma tahtsin seda võtta sealt ja siis ma nägin, et nagu mingi ämbliku võrk on sealt küljes. Siis ma olen mingi what the fuck. Ja siis ma tõmban ära ja siis ma saan aru, et ma voodi all on mingi suur, aga nagu, et mingi vend on sinna midagi teinud, eks ju. Ja ma olin mingi what the heck, võtsin kohe tolmimeheks ja olen mingi ja siis ma lähen oma sinna poole, kus on siis mul see, vaadake see, kus mul on see lamp, eks ju. Ja ma ei ole sinna alla vaadanud ammu. Ja see avastus oli šokeeriv. Ma olen elanud ja maganud seal voodis nii, et minu pea all elab hunnik suuri ämblikke. Ja ma lihtsalt tõmbasin neid eile järjest sinna tolmimehesse, samal ma pärisen, eks ju. Ega ma need ära ei tapnud, ma viskasin nad õue, aga neid ei olnud üks. No ma ütlen, sellepärast sul on raudselt kuskil see pesa munetud. Aga selle juurde, need ei olnud vaata need ämblikud, kes on need suure koivaga. Need on need paksud, mustad. Ja need ei ole väiksed, ka need ei ole sellised, need on nagu juba sellised, eks ju. Ja mina mõtlen, kuidas ma olen suutnud terve see aeg magada nii õndsat tund samal ajal, kui nad toimetavad minu pea all. Kas nüüd siis hakkad tihedamini vaatama sinna? Jaa, nagu held, no. Te jäite kahjuks sellest osast ilma, kuidas Maarik nagu iga päev üks ämblik, kelle ta välja viskab, võib-olla vist tuleb tagasi sinna samma kohta. Aga nüüd ma arvan, et see ei ole ikkagi see üks ämblik, seal on ikka rohkem neid. Kui sa ütlesid, et sul on voodi all ka mingi mitu tükki, siis ma arvan, et see ei ole see üks, kes välja rünnib. Tal on juba lapsed ja lapselapsed sinna munetud sulle. No ei tea ju. Oh my god, igatahes me saime vahepeal jäätist ja see oligi tüdrukutel just puudu, nad tahtsid midagi magusat. Nii et väga tore, kuidas maitseb? Väga mõnus. Pistaatsi on väga hea. Kindel on väga hea. Mina võtsin üllataval kombel vaarika, mitte passioni. Väga hea. Tõesti, see on nii hea siia lõppu nagu siukene juicy, magus amps. Nii, milline oli sinu lemmik? Mulle meeldis väga pitsa, ainuke asja ongi see, et vist kreemi just ei söö. Ehk siis võib-olla see. Ja siis mulle tegelikult meeldis pasta, mis siin oli. Kapparitega. Mulle meeldisid 2 pastad. See ahjupasta ja siis see trühvli omaga. No trühvli oma, klassika, aga see ahjupasta seal oli it was something else. See oli minu arust nendest kõigist asjadest üldse kõige parem. Minule ka väga meeldis see ahjupasta ja no see pitsaga, nii et need olid minu 2 lemmikut kindlasti siit. Täna oli nii tore õhtu ja mul on teile ka väike üllatus siia lõppu. Nii et kõik, kes on siiamaani vaadanud, siis mul on Da Vinci poolt siis 2 inimesele 50-eurosed kinkekaardid. Need kehtivad ükskõik millises Da Vinci restoranis ja 2 inimesel on siis võimalus võita ja sa ei pea mitte midagi muud tegema, kui lihtsalt kommenteerima video alla ükskõik mida, olema subscribed minu kanalile ja juba esmaspäeval loosin ma võitja, nii et teie jaoks ülehomme. Nii et selline kiiremat sorti loos ja tõesti Da Vinci mulle täiega meeldib, mulle meeldis see fitness menüü, aga mulle meeldivad ka muidu täiega Da Vinci pastad. Et väga mõnus koht, kus lõunatada või õhtustada. Ja meile tõesti täna ka nii väga meeldis. Et suur aitäh Da Vincile kutsumast mind ja toetamast seda Springmassi. Väga-väga tore. Kui sa tahad võita 50-eurost kinkekaarti, siis kommenteeri alla. Ja võimalusel lisa sinna ka oma Instagrami kasutaja. Kui ei ole, see on ka okei. Vot, aga mis ma veel tahtsin öelda? Ilm, täiesti imeline. Nii soe õhk, nii mõnus, nii suvine. Ma olen seda kõike nii väga oodanud. Ma tean, et see läheb kohe varsti ära. Aga see andis midagi mu südamele täna, et oli nii ilus ilm. Ja see, et ma selle rõdu sain tehtud, ma olen tõesti kuskil pilves hõljunud tänasel päeval, sest et see on olnud nii tore päev. Ja ma olen lihtsalt õnnelik ja tänulik elu eest täna. Peaksin võtma ka küsimuse. Üks, mis mul jäi meelde. Kas mulle meeldib, et ma olen suurest perest? Jah,
meeldib küll ja mulle meeldib see suure õe roll ka. Ma olen kõige vanem, siis ilmselt olete juba aru saanud. Ja see on minu arust nii tore, et mul on nagu eluks ajaks lihtsalt kaaslased. Selles suhtes, et vendade ja õe näol siis. Et nad on alati olemas lihtsalt. Ja see on ju nii äge. Ja ma arvan, et selline siblingute bond on nagu midagi muud täiesti. Ja nad on mulle väga olulised. Nii et ma arvan, et nooremana ma ei osanud seda hinnata ja nägin võib-olla rohkem neid negatiivseid pooli. Et me elasime väga pikalt pisikeses kodus, kus ma pidin vendadega tuba jagama. Ma vihkasin seda. Ma olin teismeline tüdruk ja ma tahtsin oma tuba. Ja lõpuks gümnaasiumi ajal sain ma oma toa, et siis natukene nagu minu jaoks ka muutus midagi, et muidu ma olin lihtsalt oh my god, laske mind ära siit poiste juurest. Meil on hästi suured vanusevahed ka kõigil, et meil on 6 aastat igal ühel vahet. Ja siis teine küsimus oligi, et mis minu ja mu väikse vanusevahe on 18 aastat. Ehk siis jah, meil on päris suured vanusevahed, aga ma väga naudin seda praegust aega, kus vennad on juba nagu päris suured, täitsa asjalikud mehed. Ja väike õde on lihtsalt siuke nunnukas mul. Ja nüüd jah, teda on viimase aasta jooksul hakanud huvitama ka siis parfüümid ja mingid iluasjad. Nii et saame nendel teemadel ka rääkida ja ei, nad on kõik mul nunnukad. Vot, aga ma arvan, et see vlog on juba täitsa pikk, ma tegelikult ei tea. Ma hakkan nüüd kokku panema seda. Ja tänaseks ma lõpetan ja näeme homme jälle. Tšau!